esmaspäev, kus me eelmine kord pooleli jäime. Mina sõidan hetkel Viljandisse. Rääkisin siin eelmine kord, et nüüd me oleme kodus ja miks need valged bussid mööda sõitu kogu aeg teevad? Need valged bussid, siuke stereotüüp on minu kogemuse järgi tekkinud, et valgete väikekaubikute juhid lihtsalt teevad nii ohtlikke möödasõite ja see tõestab ennast kogu aeg lihtsalt. Igatahes rääkisin kodus just hommikul, et me oleme nüüd kodus, puhkame, kuskil ei lähe, rutiin, aga selline rutiiniväline asi on, et Asso sõitis ühe autoga täna hommikul Viljandisse tööle, aga see on vaja viia värvimisse ja sellega läheb mitu päeva. Seega auto jääb Viljandisse ja täna pean siis mina teise autoga tolle tööle järgi minema. Tere hommikust! Meil on selline põnev hommik, et eile kirjutati mulle Buduaari ajakirjast, et nad tahaks kodu kohta mingi loo teha ja sellega on hästi kiire. Nii et meil hakkab tädiga rääkima. Nii et meil hakkab kohe Zoom kõne. Ja ma kohe võtan selle lingi lahti. Kõik! Mis nüüd teeme? Pusset tuleb kokku panna. Pudlid tuleb kokku panna. Emmet. Mida? Neil ei tahamata emmet. Ei taha või? Emme tahab küll Leinut armastada. Issi hunt. Kes seal veel on? See on Leinu kass. See on emme kass. Leinu kaevab augu maa sisse ja siis Issi paneb selle kaktuse sinna maa sisse kasvama. Sille Issi paneb kaktuse sisse maa sisse. Hoiab seda. Amma Mooni on siin Leinu kaisud. Jamma Mooni. Nii tore mõte tuli mulle hiljuti, et kui me ootasime alles Moonit, oma teist last, siis oli selline tunne, et oi, nii kahju, teine laps ei saa kunagi seda individuaalset tähelepanu, mida sai esimene, et ta oli ainuke ja kõigi silmatera. Aga nüüd vaadates Leinut ja Moonit koos, ma sain aru, et aga Moonil on alati üks inimene rohkem, kes armastab teda üle kõige. Ehk siis tal on tema suur õde. Kas sina oled koer või? Täna toimub pidu minu seneses, kohal on kõik need, keda kannan südames. Lähedasi täis terve pidusaal, Koiduni kepillerkaar. Onu Meinhard võtab üles lauluviit, viisipidamine jääb küll võtmata. Tädi Maari tahab ainult tantsida, sugulast ei valita. Iga päev ma kannan kaasas kalleid unustada. Ei ole võimalik teid armastan ihusin, kes kannan kaasas kalleid tervitan ma tuun. Vot nüüd alles hiljuti on mulle hakanud kohale jõudma see, mis te kõik mulle räägite Instagramis, kirjutate mulle, et oi, et sinu lastel on nii tore lapsepõlv ja maal on ikka lastel nii hea kasvada, siis ma enne kuidagi, et jah, ma olin nõus, aga ma ei mõelnud sügavamalt sellele, aga nüüd kuidagi on selliseid olukordi olnud mitmeid, kus ma päriselt jään vaatama ja mõtlen seda sama mõtet, et kui hea, et
me elame siin lastega ja tõesti, millised võimalused on lapsel kasvada iseseisvaks ja isemõtlevaks inimeseks. Selles mõttes just, et no Leeno on olnud algusest peale selline, et tal on kuidagi seda huvi ja püsivust ise mängida, ise uurida, avastada, et ta on selline uudishimulik toimetaja, et ta ei vaja suure inimese meelelahutust kogu aeg. Aga et praegu oligi selline olukord, et ta magas lõunaund ainult vist 10 minutit, ma ei teagi siis, kas ta üldse jäi magama või teeskles, pani silmad kinni. Aga magas 10 minutit, tulime tuppa, ma ütlesin, et pane siis sandaalid jalga, kui seda tõue minna. Läks, pani sandaalid jalga, läks liivakasti ja põhimõtteliselt võib ära unustada, et ta siin on, sest et ta üksi seal kaevab, istub oma kopa otsa, toimetab seal ja selliseid, näiteks see olukord, kui ta sõitis, mu ema oli siin ja siis ta sõitis üksi selle oma traktoriga aiast välja, et ma vaatan teda, kuidas ta sõidab ja ma üldse ei muretse. Me elame nii turvalises kohas siin maal ja siis ütlesin emale ka kohe, et ema kohe küsis, et oi, et kaugele ta sõidab, oi, vaata, et sõidab minema. Aga ma ütlesin, et ei, et ma arvan, et ta nagu ise otsustab, et keerab otsa ringi, et mis ta seal üksi ikka sõidab. Ja siis kuidagi jõudis kohale see võlu, et laps saab ise otsustada, sest et kui me elaksime linnatänavatel, siis ilmselgelt turvalisuse hoidmiseks sa ei lase last üksi oma mingi masinaga kuskile mitmesaja meetri kaugusele sõitma, ja laps siis ei saa seda võimalust ise otsustada nii palju, et mis on turvaline, mis on õige vale nii-öelda. Mitte, et seal midagi õiget valet oleks, aga selles mõttes, et see piir on lihtsalt nii kaugel, et mismoodi ma pean teda turvalisuse eesmärgil piiritlema, et ta saab hästi palju ise avastada kõike, mis on vähegi siin meil võimalik siin vabas looduses. Et see on hästi äge. Et ilmselgelt mul on praegu 2 lapsega palju toimetamist ja ma ei saa talle, lihtsalt elu on selline, et ma ei saa talle kogu tähelepanu kogu aeg anda, et ta ei ole ainus, et meil on ju Mooni ka, kes tahab tähelepanu ja siis ongi tore, et täiesti mõtlemata võib ta ukse lahti teha ja minna õue ja meil on aed ümber ja isegi aiast väljas on turvaline, aga selles mõttes see aed on juba selline natukene turvatunnet tekitavat, kes teab, et kunagi lõpuni ei saa päris kindel olla, et võib-olla tal tekib huvi, mis seal mingi teisel pool põldu on. Vot, sellised mõtisklused täna. Aga kus me pooleli jäime? Meil oli see intervjuu ajakirjaga Boudoir, kuhu siis sügisel tuleb lugu meie kodust ja meist. Minu tehtud piltidega, et lihtsalt oli meil siis intervjuu telefoni teel. Ja siis ma mõtlesin, et meenutame vanu aegu. Selline lõbus fakt, et ma olin kunagi ajakirja Boudoir Teen tegevtoimetaja. Ehk siis need ajakirjad on põhiliselt täis minu kirjutatud lugusid, kui oli vaja pilte, tegin ma pilte, kaanepildid on minu tehtud, isegi meigid tüdrukutele kaanel minu tehtud ja kõik need intervjuud ja et mulle väga meeldib kirjutada, kui te olete tähele pannud, nii et see töö oli hästi lahe loominguline töö ja need kõik ongi nüüd mul vaja siis, kui te mäletate eelmises videos, ma seal sorteerisin seda kappi, kus olid need elutoas, seda kappi, kus olid need mälestused ja seal üks riiul jäi tühjaks, et ma nüüd tõingi selle kasti siis ära. Tule ära kolista, palun. Tõin selle kasti ära, et need kõik lähevad ka siis sinna kappi, et mul on siin need minu tehtud ajakirjad.
siis on siin kõik ajakirjad, mille kaanepildid ma olen teinud. Loomad. Niisu ja Mukki ajakirjad. On see õiget pidi? Jah. Kõik need ohkad. Mingi loo ma kirjutasin ka, ma mäletan kuskil ajakirjaga. Mukisse või Miisusse. Aga jah, pildid, nii kaanepildid kui ka sees mingitel lugudel käisin pilte tegemas, et varjupaikades käisin palju ja et siuksed vahvad ajad ka. Ja siis on meil siin veel ajakirju, kus on sellised näiteks, kus kas me oleme ajakirja kaanel. Noh, mind ei ole, aga või siis oleme sees, et seda mäletate. See on meil siis kõige värskem lugu meist siin pere- ja koduajakirjas. Võt, sellised toredad lood. Nii et need lähevad siis ka mälestuste kappi. Kõik tuleb alles hoida. Et ma kunagi unistasin, et kui mul on mingisugune stuudioruum või ühesõnaga mingi oma tuba, kus ma teen siis kas pilte või kunsti või midagi, et siis ma panen need kaanepildid või mingid asjad raamidesse ja siis seina täis ja siis vaatan neid ja olen endale uhke, et mina tegin. Aga täna on meil selline tore päev, et tädi Adre tuleb külla. Jaa, tuleb meile ööseks külla. Siis me hakkame hängima ja lõbutsema, on ju. See on nii lõbus beebi. Assu ütles eile õhtul, et Mooni on lihtsalt kõige rõõmsam beebi, keda ta on elus näinud. Leenu oli ka hästi rõõmus, aga Mooni on selline jutukas ka, et ma mäletan, nagu tegelikult läheb meelest ära vaata, et ma mäletan, et Leenu kohta me ütlesime, et ta palju ei räägi, kui ta oli beebi, et ta teeb häält siis, kui on vaja. Aga Moonil on selliseid jutuvestmisi ka, et täitsa nagu pikalt vahepeal no vaata, kui rõõmus beebi, alati naeratad. Jaa. Jalad ka käivad, kui oled elevil. Käivad. Jalad käivad. Ma ei tea, kas te mäletate, et kui Mooni oli mul kõhus, siis ma juba pidevalt lausa ehmusin selle peale, kui kõvasti ta jalgadega tagus mind kõhus. Ja välja tulles samamoodi, tal on väga tugevad jalad. Et ta täitsa, mitte et ma teeks seda eriti, aga et võtad sülle istuma ja kutad kätest kinni, et tõmbab ennast kohe jalgadega püsti niimoodi enam-vähem. Tal on ikka sellised jänese jalad. Jänese aastal sündisid, siis sul on sellised tugevad jalad ja hüppad. Me nihutasime seda kappi ükskord ja sellest ajast peale need uksed käivad nii raskelt. Sain ikka lahti. Seda. Aga eelmises videos lubasin näidata teile, mis ma siin köögis siis ära organiseerisin ja mõtlesingi, et enne kui sõbranna siia jõuab, natukene vedame siis köögis aega ja võtan üles kõik selle, mis ma siin tegin ja ehk siis justkui nagu köögituur number 2 ehk kuidas meil on asjad köögis planeeritud. Okei, hea nali, ma ei tea, miks ma lootsin, et ma jõuan selle kõik köögis midagi üldse teha, seal filmida. Kui eriti sellisel päeval, kus Leenu magas ainult 10 minutit lõunanud, ehk siis meid ootab ees kaos. Oih, ma ei tea, mis tänasest saab. Endal on ka kuidagi selline susser-vusser peas. Peab lihtsalt kohal olema rohkem ja Mooniga koos olemine alati rahustab. Vaatasin, et Osso on ka just Viljandist välja sõitnud, aga just tulin selle peale, et täna on ju reede ja auto ei tulnudki värvimisest tagasi, nii et autovaba nädal pikenes veelgi.
Eks nädalavahetusel ma ei usu, et midagi väga edeneb ja ei saagi esmaspäevast hakata Leenuga lasteaias harjutama veel vist, sest et kui teist autot pole, siis ei saa ju minna. Tere väike pääsuke, kas tahad, räägin sulle ühest kaugest paigast, mida oma koduks pean. Seal on 4 aasta aega ja üks vana talumaja, mille aeda võisin unustada end. Nüüd on läinud kallis paik, mis südamees ja millest lahti veel ei oska lasta ma. Üks kodu, teine kodu, 3. kodu, 10. kodu, kus on nüüd mu kodu, seda enam ma ei tea. Palun! Wow. Issand juba! Sest see on mu kodu, vaid see on mu kodu. No tere hommikust! Tere hommikust! Mis te teete? Ei kommenteeri. No ja labidat niimoodi, jah, vaata. Oh, nii, nüüd viise ära. Ega pole midagi, tuled siia Raagale, hakkad kohe tööd tegema. Kas siis suurte peremeeste, perenaiste jaoks või siis väiksema? Saun kõeb, tünn kõeb. Täna tuleb suur pidu meil siin 4 või noh, mõni on ka 5. Ja bussin. Vanas talumajas nüüd on võõrad einad, tunne mind, kuid väike lind, ma ütlen sulle, et maja seinad mäletavad küll. Sellel kivitrepil sündis minu vanaema päeval siis, kui algas sõda, kodust mehed lahkusid. Nüüd on läinud kallis paik, kus nähtud vaeva ja mis põlvest põlve antud edasi. Aina ehitame üles suurt ja uhi uut, kuid ikka lõpuks tuleb jätta lüvasti. Kus nüüd on mu kodu, kus nüüd on mu kodu, kus Need on kallistuvad porgandid ja neid tuleb süüa koos. Kallistuvad omavahel. La la la, la la la, la la la, la la la. Nii. Meie hunnik raame ja... Presentation. Ja. Ma mõtlesin, et... See on sponsor. Mis asi see on? Ühesõnaga, ma mõtlesin, et mis me siin istume niisama, paneme juba käed tööle äkki natukene ja pead tööle. Ja meil on siin kõik need hunnik raame. Ja ma tahan seda galerii seina siia verandale teha, nii et ma mõtlesin, et äkki me värvime mõned raamid ära, vaatame need üle ja siis hakkame kuidagi äkki paigutama neid siia seinale. Mõtleme. Need on, ma vaatan, mis on valmis pildid, vaata. See on nii todakas, et need mitte tükki, need väiksed ka, vaata. See väike. Et nendega on see nali, et kui me siia kolisime ja tegime soololeivapeo, siis Jaanalina ja Kristo, teile tuttavad, kes kogu aeg meie vlogis on millegipärast. Millegipärast nad ronivad meie vlogi kogu aeg. Nad kinkisid nagu nalja pärast sarkastiliselt need Live, Love, Laugh pildid meile.
ja et igas kodus peab olema üks selline imal live, love, laugh mingi tekst kuskil seinal ja see oli lahe kokkusattumus, et need just siin, nad ei teadnud, kuhu me kolisime, meil see soolaleivapidu oli niimoodi, et me ütlesime lihtsalt, et meil on nüüd kuskil kodu, me ei ütle kus, me ei ütle missugune, vaid et ilmuge lihtsalt sellel kuupäeval mingitele koordinaatidele. Ja siis nad tulid siia ja see juhuslikult need kuidagi nende veranda värvidega ka sobivad kokku, nii et see oli lahe kokkusattumus. Saab mingi selguse, selle ma ka vist äkki. See oli vahakulmus kusjuures. Jaa, see on ilus. Ja köögis. Siin on, need on anemone, pavonina on see, vaata moon. Ja meil on need liljad kasvavad aias ju. Ma võtsin selle algusest raamist ära, mul oli see niisama seal mooni joodi juures. Siin on moonid. Need jah, lihtsalt lahti teha ja sinna tuleb mingid pildid siis otsida. Ma mõtlesin seda, et mul õel Kaidil, sina tead, pean sulle ikka rääkima, on nii lahe idee oli sellega, et tal oli vana Pipi Pikksuka raamat, sükeste retronende illustratsioonidega, mis oli minu koera poolt natuke katki neritud. Ja siis see raamat, selles mõttes oli kasutuskõlbmatu, aga nagu enamus lehed olid alles ja ta lõikas sealt välja need pildid ja pani väikestesse raamidesse. See oli nii lahe, et ma peaks siit ka lähme äkki rehe alla ja otsime lasteraamatuid. Ja meil peaks olema mingeid ja äkki on nagu midagi välja lõigata, mis me niikuinii tahtsime, mida pole vaja sellised raamatud. Ma ei saa seda näppudega toimetada. Nii, lähme siis vaatame rehe alla. Ega meil siin valgust väga ei ole. Sul on telefon kas või? Jep. Meil on siin laudas raamatuid. Oi. Nii. Näed. Imeline, see on täpselt. Meil ei ole rohkem vaja. Palun. Vaata. Oi, ma mäletan ka. Issand. Oi, me peame need tuppa tagasi tooma. Issand, vaata kui ilusad. Oi, täiesti verandapildid. Meil läks nii hästi praegu. Ma siis, kui me siia kolisime ja ma need toast ära viisin, ma ei näinud nende asjade võlu. Aga ma nüüd näen ja nüüd ma tahan neid raamatuid tuppa ikka. Et äkki hakkame lugema ka neid, et Leenu on nüüd selles eas, et saab talle igasugu. Vahel ma ei tea, kuidas minna edasi. Olen jõudnud siia, aga sellest ei piisa. Ununema kipub vana tõdes elavi. Elu janu tahab kustuda kiiresti. Äkki meenub mulle, kuidas olla oli hea. Kunstiring tehtud ja muru niidetud ja nüüd on aeg hakata sulistama. Õnn ei seisne mu saavutustes. Õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teine teisele. Elu on ilus privileeg. Siia sauna panna. Joo! Täti kasvab. Jaa, täti tuleb ka. Naised saunas ei rääkinud. Mida? Kaamera ees. Mul läheb siin suureks planeerimiseks. Kogu see sein. Olli, tule tuppa. Me vaatame. Nagu endal vanaisa vaata alati. Niimoodi seisame. Ootasin sind sellel külmal päeval.
otsustati väljaspool meid endi. Ma teadsin, sa ei tule nagunii. No nii, nagu nägite, läks paar päeva vahepeal mööda ja lõpuks ma leidsin selle rahuliku hetke, kus ma saan teile näidata lõpuks, kuidas on meil planeering köögis. Kööki olete te muidu üldiselt näinud, aga et kuidas meil need asjad seal sahtlites on, seda ma ei olegi näidanud. Esiteks liigume sinna akna juurde kappidesse. Vasakpoolses kapis on meil igasugused, ma ei tea, rätikud, salvrätikud, prügikotid, kõik mingid nodi ühesõnaga, mis mujal ei käi. Siis alumistes sahtlites on meil riidest kotid, paberkotid, kilekotid. Kõrval seal suuremates sahtlites on koerte ja kassi asjad, igasugused pustled, toidud, märgtoidud. Ülemises kapis, nagu läbi klaasi juba tegelikult näete, on meil nõud, mis ei mahu iga päeva riiulitesse. Siis liigume köögisaare sahtlitesse. Esimeses sahtlis on meil loomulikult noad, kahvlid, lusikad, kõik asjad. Ma ostsin nüüd neile eraldajad, ja see näeb nii ilus välja. Seal kõrval on meie klassikaline pudisahtel, kus on nodi. Seal all on meil säilituskarbid ja joogipudelid. Siis kõrval on mul kõik igasugused kuivained, mis on pandud purkidesse ära. Ma olen nii rahul nüüd selle uue süsteemiga, mis ma sinna lõin, et nii mugav on. Et kõik on käeulatuses. Seal all on meil kuivained, igasugused märjad, supid ja kõik need kastmed. Liigume siis meie vana puupliidi juurde. Seal üleval ripuvad meil igasugused need pannid ja asjad, mis ei võta siis tänu sellele sahtlis ruumi, et nad on seal õhus. Ja pliidi kõrval on meil, nagu näete, see hari ja kühvel ja siis taara ja papi sorteerimiskastid. Nii, meil on siis valamu all prügikastid, mille sisu ma ei taha teile näidata, sest et ma ei ole eriti uhke selle üle, et me veel piisavalt hästi ei sorteeri ja me igatahes üritame seda korda luua. Seal kõrval, nagu näete, on meil nõudepesumasin, millega oleme väga rahul. Pliidialune sahtel, klassika. Liigume siis edasi järgmiste sahtlite juurde. Seal sahtlis on meil küpsetusasjad ja seemned pähklid. Kõrval on meil küpsetuspaberid ja fooliumid ja siis puugipõletamis purgigaas. Seal sahtlis on meil magusad snäkid, kõrval sahtlis on meil saiad leivad ja sarnased tooted. Siis magusate all on meil soolased snäkid ja selle kõrval laste asjad. Nii, liigume üles, seal on meil rööster, sibulad, küüslaugud, kartulid ja üleval kapis on meil kausid, sõelad, mikser, lõikelauad, mingid küpsetusvormid ja malmist pott käib sinna. Mikrolaineahju kõrval on meil maitseainete riiul, siis seal teekannu või keedukannu üleval on meil teed, kohvid, meed, kakaod ja alkohol, mida me ei tarbi ja siis ta lihtsalt seisab seal. Ja meie nõuderiiul, ma pean üle kordama uuesti, kui rahul ma olen sellega, et meie sünnipäeval sõbrad kõik savist voolisid meile neid tasse, sest me kasutame neid kogu aeg ja need on nii ilusad ka veel ja see oli tõesti geniaalne mõte. Meil on köögis selline nunnu võtmehoidja pardikestega ja ma lubasin näidata ka uusi asju, mis ma olen ostnud. Ma ostsin kohalikult keraamikult selle kulbihoidja, siis ma sain Eklektikust selle potikese ja siis õlikannu leidsin Aidast. Peos on risti läinud mu sooned, ei tunne peeglist ennast ära, vaid su rõõm veel meenutab mulle, kord ma kilkasin nagu sa. Tule tuppa, taevas seab riidu, aitab küll nüüd mängimisest. Silme ette kerkib mu ema, kelle keelt mul pisaraid tõi. Las ladistab vihma, see on päikse hind, veel tuleb päev, mil mõistab mind. Las ladistab vihma, sees on näe.
vihmas saaks su mõmmi külma. Pole minu võimuses muuta, mis elu ülalt alla saadab. Tere hommikust! Täna on 9. august ja on väga mõnus, ideaalne suvepäev minu jaoks. Selline hetkel vist 17 kraadi ja päike, ehk siis ei ole liiga palav. Üleeile oli see kurikuulus hästi palav ja lämbepäev, tormipäev, et meile siia see hirmus torm ei jõudnud, mis Saaremaal ja Lätis ja kus iganes suurte rahekuulidega autoaknaid lõhkus, et meil oli siin kõigest natukene vihma ja lihtsalt hästi palju tuult, aga jah, see oli 30 kraadi ja hästi palav oli ja ma higistasingi lihtsalt päev otsa, elasin seda üle, teadsin, et see on ainult üks päev. Et ma ei kannata kuuma eriti hästi, et ma olin lihtsalt isegi mitte midagi tehes selline tunne, et kogu aeg oli selline piiri peal liiga palav olla, et nagu päris ei higista, aga ebamugav on olla. Ja siis, nagu te nägite, siis ma filmisingi selle nii-öelda köögituuri ära ja ma ei hakanud ise kaamera ette ronima, et esiteks oligi lihtsalt nii palav, et mul polnud riided seljas ja et ma olin higine ja teiseks ma leidsin, et see oleks võtnud tohutult palju rohkem aega, kui ma oleks ise sinna kaamera ette hakanud ronima, nii et jäi niimoodi. Aga täna on päris eriline hommik selles mõttes, et eile oli esimene kord, kui me planeeritult alustasime Leenu uut unerutiini. Esimesed aasta 9 kuud Leenu elust ta jäi mu rinna otsas magama meie voodis. Siis ta liikus oma voodisse ja 7 kuud Asso aitas tal uinuda, et raamatutega ja kaisutas seal temaga, et need olid sellised päris pikad magama panemised üldiselt, et keskmiselt tund aega. Viimastel päevadel isegi oli kuni 2 tundi. Asso oli lihtsalt nii väsinud üleeile, et ta tuli elutuppa ja ütles, et kuule, võta üle. Üldiselt teeb seda Asso, aga siis mõned korrad olen mina üle võtnud, kui ta väga ära vesib. Ja võtsingi üle ja ma nägin lihtsalt, et no ta ei jää magama, ta on nii selline, ma ei tea, nagu uni on, aga puikleb kuidagi vastu ja siis ma olin ise ka nii väsinud, ma ütlesin talle, et kuule, teeme niimoodi, et sina mängid siin nii kaua, kui sa tahad, tasakesi oma toas ja lähed siis tuttu, kui uni tuleb, et ise tead, kui tuleb uni. Ja ma jätsingi ta sinna susserdama oma ette, läksin voodisse, Asso juba ka magas. Või vahepeal oli nagu raske magada, sest ta natukene kolistas seal. Aga mulle tundus, et enne 12 ta jäi magama lõpuks. Ja kuna me nägime, et see võiks toimida, et kuidagi orgaaniliselt järsku spontaanselt toimis, siis me eile võtsimegi selle kohe plaani, et ma rääkisin talle päeva jooksul mitu korda, et oi, sa oled nii tubli tüdruk ja täna on nii äge, tuleb õhtul teistmoodi magama minek, et ise saad otsustada, millal lähed magama, et loeme sulle ühe muinasjutu, siis mängid ise kaua sa tahad ja ise tead, millal tuleb uni peale ja siis lähed tuttu. Ja niimoodi päeva jooksul mitu korda rääkisin, et see tema jaoks põnev oleks ja õhtul siis tegidki Assoga hambapesud ja kõik rutiinid ära ja läksid Leenu tuppa, luges vist ühe loo seal ja siis ütles, et nüüd on igal ühel oma toas tutu aeg. Nii et issi läheb ka oma tuppa tuttu ja me läheb ka. Ja siis mingi 8:30 me läksime ise ka voodisse ja jätsime selle ukse meie tubade vahelt lahti. Ja jäime ise ka voodisse, sest me ei saanud talle seda signaali anda, et nüüd hakkame toimetama. Ehk siis me jäime ka voodisse. Ja ta jäigi magama päris uttu, et 9:30 oli ta kõhuli voodis ja magas. Nii et väga lahe selline uus ajastu hakkas. Ja see ongi jälle lahe näide sellest, millest ma siin eelmine nädal rääkisin, et kuidas minu jaoks on oluline, et lapsel oleks võimalus olla hästi iseseisev ja ise otsustada erinevaid asju, mida ta on võimeline ise otsustama. Et ei tasu alahinnata seda lapse iseseisvust ja lapse vanemluse mõte ongi ju, suur mõte selles on see, et sa kasvatad väikese inimese suureks nii, et temast saaks iseseisev inimene, et ta peabki ju õppima ise mõtlema ja
igasuguseid otsuseid läbi viima ja sellised asjad ongi tee selleni. Kui palju emme sind armastab, Leenu? Leenu, kui palju emme sind armastab? Nii palju! Näita, kui palju armastad emmet? Nii palju! Nii vahva, Leenu on Olliga ringi jooksnud praegu aias oma ette. Ma enam ei tea, kui kaua. Ma vahepeal hüüdsin teda, ta oli kuskil kaugel seal metsa vahel. Milline vabadus. Ma lähen äkki salaja piilun. Ei taha neid küll segada, aga huvitav oleks teada, millega nad tegelevad. Oi, ma näen neid seal. Oh, täitsa lõkkun on. Jalutavad kahekesi. Mooni on ka juba 2,5 tundi maganud ja mulle tundub, et siin äkki võib ka mingisugune rütm tekkima hakata, et me muidu oleme sellise põhimõttega igasuguste unede ja asjadega, et nii kaua kui võimalik ei mingit rutiini, me ei vaata kella, me ei jälgi mingisuguseid koguseid või nii söötmisel kui magamisel, et laps ise annab märku, mida ta vajab, lihtsalt kulgeme ja pole mingit rütmi tähele pannud, aga nüüd siis Mooni saab veidi üle nädala pärast 4-kuuseks ja äkki hakkab tekkima niimoodi, et hommikul ta magab ja siis täpselt kui tuleb Leenu uneaeg, siis on Mooni üleval ja Leenu magab ja siis äkki kui Leenu ärkab, siis läheb jälle Mooni magama. Et siis hakkab see korda mööda magamine pihta, millest ma olen kuulnud, kellel on sarnases vanuses lapsed. Kord põllul, kus kirjandas punane moon, üks pardike paterdas papaga koos ja võõrutult silmitses purpulsed moonikest pardidi treke noor. Pai papagas moonikest puutuda saan, kuid pajatas pardile papake hea ja pisike pardike moonikest puutuda saa. See on täiega Leenu lemmiklaul. Ta lausa ise tuleb ja küsib mu käest, et laula Moonile pardiga laulu väike. Eile käisime me Kirbukal ja ma leidsin sealt ühe vaiba, mille peale ma mõtlesin. Või mida ma räägin? Assa aitas mul seal Kirbukal olles, tegin talle videokõne ja küsisin nõu. Et ta ütles, et küsi, et saad proovida vaata kodus ja kui ei sobi, siis ma niimoodi tegingi. Viisin ta koju, panin ta põrandale. See vaip on selles mõttes kuidagi oli nagu kahtlane, et ma vaatasin, et värvide poolest täiesti meie elutoa köögivaip. Ma lihtsalt nägin seda ja vaatasin, et meie elutoa ja köögivärvidest seal on seda diivanite oranži, seal on beeži, seal on sellist sooja valget, seal on seda isegi tundub nagu oleks seda köögikappide lillat, seal on köögitasapinna tumepruuni, et see kuidagi lihtsalt nii harmooniliselt sobib sinna põrandale. Aga ainuke asi oli, et nii imelikust materjalist ta tundub nagu, ma ei tea, esimene reaktsioon oli, et mingi vana, ma ei tea, koolimaja mingi aulavaip või ma ei tea, aga mida rohkem ma hakkasin selle peale mõtlema, siis ma sain aru, et meie elustiiliga praegu väikesed lapsed, koerad, me ei saa, meil on väga kitsad, väga kindlalt on piiritletud see, et milline vaip meil üldse saab olla, millist vaipa meil on mõtet osta. Et esiteks loomulikult seda ma ei teeks niigi, et teeme varsti aitab, et ikkagi kui võimalik, siis ma ei tahaks osta uut vaipa, et ikkagi kuskilt või Kirbukalt või niimoodi, mitte ainult sellepärast, et me selle ära trööpaks, vaid lihtsalt vaip ongi väga palju Kirbukatel ja vanavara poodides, et eks see maitse asi, minu maitse just täpselt ongi uute vaipade seas, ei ole mul midagi põhimõtteliselt, nii et jah,
kerbukate valikust alati selliseid asju. Ja mul on, ja noh, kuna meil on sellised hästi kindlad asjad, mis peavad olema meie vaiba juures, esiteks ju suurus loomulikult, ja siis, et leida õige suurusega vaipa, mis on veel ilus ja sobib tuppa. See on ikka selline tuumafüüsika selles mõttes, et mina olen selline, et kui see ei ole kui see mulle väga-väga ei meeldi ja väga-väga ei sobi, siis ega ma ei osta ka, et selles mõttes olemegi seda kuidagi vaipa oodanud. Meil seal oli see tumepunane vaip, aga mulle tundus, et ta on liiga väike ja ma ei tea, ta kuidagi häiris mind, et ma tahtsin, et läheks diivani alt läbi veel edasi sinna, et kuidagi ühendaks seda söögilaua osa ja diivani osa. No jah, ühesõnaga. Ja ma olen viimastel kuudel kogu aeg silma peal hoidnud, otsinud ja ainus vaip, mis mulle üldse on meeldinud, maksab peaaegu 700 eurot ja no seal kuskil on minu piir ikka. Et nagu, kui ma selle 700 eurise maailma ilusama, no see on tõesti ilus vaip nagu, aga kui ta maksaks 200, okei, ma ostaks. Aga see on vanavara poest, e-antiigist vist oli ja lihtsalt meie elustiili juures praegu ma ei paneks kuidas see töötab seal. Ma ei paneks sellist uhket vaipa sinna elutuppa, et kas ma ei lubaks seal kellelgi kõndida või ei tohiks elutoas elada või aga siis olingi juhuslikult Võhma Kirbukal ja nägin seal seda triibulist vaipa ja hakkasin seda kaaluma. Esimene nagu süda ütles kohe, et issand kui ilus, et see on vaip, aga vaata ikka hakkavad igasugused mõtted, et kas see on ikka nõme, näeb mingi odav välja, imelik materjal, bla bla bla, et hakkab nagu mingi muu surve tulema, aga tegelikult süda ütles, et see on nagu hea vaip ja ma paningi selle seal kodus maha ja vaatasin, et oi, see sulandub selle diivani ja kõigega nii hästi kokku, et jah, väga tore vaip on. Selline vaiba lugu, et hea suur vaip ja kuidagi hubane ja harmooniline on see seal, et meil on ikkagi selline vana talu madalate akendega ja üsna hämar on meil toas, nii et see natukene heledam kuidagi praegu toimib küll. Alguses lihtsalt oli võõras, et vaata peale, et see ei ole ju meie vaip, et midagi uut, aga iga kord, kui uuesti elutuppa kõndisin, vaatasin, et hea otsus, väga hea vaip ja ainult 50 euri. Ja ma nüüd lähengi lastega tagasi Võhmasse. Leeno ei maganud siin lõunaund või mingi 5 minutit magas. Ja siis me läheme hoopis sõidame Võhmasse ja ma lähen maksan selle vaiba eest ära. Ja ma vaatan veel vaipu, sest mul tegelikult on unistus, et seal elutoas diivani tugid oli vahel niimoodi natukene läheks selle praeguse suure vaiba peale ja sealt kuidagi üle selle vaba põranda peale mingisugune ümarvaip. Ma ei tea, jällegi hästi spetsiifiline otsing, aga kuhu meil kiiret on selles mõttes, et need asjad tulevadki kuude ja aastatega kuidagi ise meie juurde, et siiani on kuidagi nii läinud, et kõik asjad jõuavad oma õigetel hetkedel meieni, mis on hästi vahva ja kodu on juba hästi kodune ja just need vaibad ja tekstiilid loovad seda hubasust hästi palju, nii et need vaibad on väga oodatud ja nii tore, et kuidagi sai midagi nagu lukku, et sai selle suure vaiba sinna. Et ma arvan jah, et ma selle 700 eurise vaiba unustan ära. Et las ta jääb. Nii, tagasi. Vaatame, kus ümmargusi ka on. Kus me käisime, Leena? Võhmas. Võhmas käisime. Ja kus me nüüd jõuame? Koju. Tere tulemast tagasi koju. Nagu ilmselt nägite, ümmargust vaipa me ei saanud. Aga küll see seiklus jätkub järgmine kord, see vaiba seiklus. Aga kas te näete, mul on siin 2 titat järsku, et olete ehk juba tuttavad. Tema on teine Mooni, Leenu beebi siis. Ja Kirbukal ootas meid, et me ta enda pereliikmeks võtaks selline väike poisslaps. Panime talle nimeks August. See teine Mooni,
see ei olnud enne ta nimi, on minuga olnud juba minu lapsepõlvest saati üle 20 aasta. Ja nüüd on siis meil poisslaps ka, et selline vahva kaksikute paar, keda Leinu peab kasvatama. Võt, aga jätkame siin oma toredate koduste kolmapäeva pärastlõunaste toimetustega ja näeme teiega juba järgmine kord. Tšau!